tšau, siit tuleb jälle üks ladumine, kus on erinevad valikud sulle ja jällegi esimene grupp on siin ja teine grupp ja kolmas grupp. Et pane pausi või võib-olla sul hüppas kohe mingi grupp välja, mingi pakk välja nendest, mis sind tõmbab ja siis liigu edasi enda grupi juurde. Ja tere esimese grupi inimesed ja nagu ikka ma segan kaarte ja välja hüppavad täpselt need sõnumid, mida võiks sul vaja olla, mis tahavad sinu jaoks välja tulla. Ja esimene sõnum on mündi 2 ja see on inimene, kes selle ühe rattalise peal žongleerib pudelitega ja ta teeb seda tegelikult ju väga hästi. Nii et siin ei ole seda, et inimene justkui tegeleks mitme asjaga korraga või et peab valima mitme asja vahel ja ta ei tea, mida valida. Et see inimene saab väga hästi hakkama kõikide asjadega, mida ta siis kas ette võtab või millega sa just tegeled. Tegelikult sa saad väga hästi hakkama kõigega, mida sa teed või siis isegi võib-olla kõigega, mida sa ette võtad. Et ühe rattalise peal on tegelikult ju keeruline olla, esiteks, kui ei ole selge. Ja ka žongleerimine ise on ka omaette oskus, mille jaoks on vaja ikkagi päris pikalt harjutada ja kui neid kõiki oskad teha, see tähendab seda, et võib-olla siis sa oma elus või töös või kuskil sa teed mitmeid asju ja sa teed seda nagu oskuslikult või mis iganes sa teed, et sa teed praegu asju oskuslikult. Ja kui sul on mitu asja, millega tegeleda, siis sul tundub nagu, et sa saaksid kõigega hästi hakkama, et tuleb toime. Ja siin on ka kaps, äss, karika äss. Ja see on armastuse kaart. Ja siin on armastajad ja siin on ka see jalgratas. Et see on armastus, see on suhe, koos olemine, hoolimine. Kui võtan nüüd jälle puhtalt pildi järgi, siis ka siin on jalgrattal paistab üks ratas või esimene ratas. Et võib-olla ongi siis, et suhtes oled võib-olla nii-öelda ühe jalaga ja teise jalaga nii-öelda oled, ma ei tea, näiteks töös. Ja siis sa proovid neid tasakaalustada, aga hetkel nagu tundub, et sa saad nagu hästi hakkama nende asjadega. Et sa panustad nagu mitmesse elualasse ja nagu nii-öelda proovid kõigega toime tulla ilusti. Võtame veel sulle sõnumeid. Wow. Aga siin on nüüd mõõkade 9 ja see on selline... Tegelikult see on selline muretsemise kaart. Ja siin ta elab kuskil nagu, ma ei tea, toru sees või kuskil seina sees, et päris nagu oma kodu ei ole. Või selline, võib-olla siis on mingi muretsemine või siin kaardi peal ta ei näe nagu ülimalt mures välja. Aga selline nii-öelda kodutuse... Ma ei tea, kodutuse tunne, aga võib-olla siis on kas siis mured koduga või nagu mõtled sellele, et kuidas, et tasakaalustad küll erinevaid elualasid, aga mingil tasandil ikkagi on mingisugune mure. Või siis sa muretsed nagu ette mingite asjade pärast. Aga vaatame veel, vaatame. Ja siin on mündi äss. Võib-olla sa siis mõtled ikkagi ja siin on tegelikult koostöö, siin on nagu lepivad kokku mingid lepingud, mingid ettevõtmised, mingid uued alustamised nagu rahaliselt võib-olla, materiaalselt. Võib-olla siis mõtled rohkem sellele nii-öelda rahalisele poolele või fookus on natuke, ma ei tea, et rohkem on rahalisel. Aga just kui saad asjadega ilusti hakkama, aga mingisugune mure on ka ikkagi. Mingisugune stressifaktor tuleb siit vaikselt sisse.
mündi 10, võib-olla siis on ikkagi see rahaline pool, mis seda, mitte nüüd stressi, aga nagu natukene muret tekitab või sulle nagu, et sa võib-olla mõtled siis ikkagi need pikaajalised plaanid, et kuidas siis neid kas siis nagu saavutada või võib-olla siis kuidas nagu rahaliselt pikas plaanis asjad saaksid ka hästi minna, et võib-olla praegu on nagu hästi, aga kui sa mõtled nagu kaugemale, siis justkui võib-olla oleks vaja veel midagi teha, et veel midagi nagu alustada või mingit võib-olla koostööd teha kellegagi või mingi uus ettevõtmine teha näiteks. Vaatame veel sulle. Ja siin on karikate 3 ja siin on mingi tähistamine, võib-olla siis on kas midagi tulemas varsti, ma ei tea, mingi koht, kus on palju inimesi, no siin on ka muidugi pere, võib-olla siis saad perega kokku või sõpradega saad kokku ja veel hüppas välja keisrinna, kes on siis selline hästi hooliv naine. Võib-olla sa mõtled ka siis seda, et kuidas materiaalselt seda pikaajalist edu saavutada, millega siis oma lähedastele ka pakkuda seda, ma ei tea, nagu turvatunnet ja et ei oleks nagu seda stressifaktorit ei endal ega ka võib-olla siis teistel või su kaaslasel ja inimestel su ümber, et saaks nagu ennast hästi tunda, et võib-olla see asi on see, mis sind võib motiveerida mingeid uusi ettevõtmisi nagu ette võtma. Aga ma ikkagi ütleks, et suures plaanis on asjad hästi, lähedastega on hästi, tööl justkui oleks hästi, aga lihtsalt see nagu väike stressifaktor, see mingid muremõtted võib-olla tuleviku pärast, et kuidas ja mis ja mida teha. Aga ma praegu jätaks niimoodi ja siis tulevikus võib-olla saab siia juurde kaarte panna. Või siis tuleviku ladumistes võib-olla tuleb uut infot või rohkem selgust. Ja, aga seekord siis niimoodi ja järgmise korrani. Ja tere, grupp number 2 ja nagu ikka me oleme teinud viimasel ajal, on see, et ma lihtsalt segan kaarte ja mis kaardid välja hüppavad, neid, ma ei taha, et neid on sul vaja, aga ütlen pigem niipidi, et välja hüppavad täpselt need sõnumid ja kaardid, mis tahad välja hüpata sinu jaoks, millest võiks sulle kasu olla ja mida võiks sul olla vaja kuulda. Siin läheb aega, ma tahtsin öelda. Aga mõõkade 2, see on muidugi esimene kaart, mis välja hüppas, aga see jäi niipidi. Ja siin on selline otsustamatus. Ärka üles, mis on see, mida sa päriselt tahad. Siin on nagu enda sees selguse loomine ja ka endaga aus olemine ja tal on silmad kinni, mis tähendab seda, et on võimalus enda sisse vaadata ja enda tõega ühendust saada. Et siis seda otsustamatust nagu, et selgust saada, et mis tee tegelikult sinu jaoks on õige. Ja tihti me tegelikult nagu tajume seda tõde. Ja tihti on ka see, et need tavamõtted on nagu kärbsed pea ümber ringlevad ja ei lase tegelikult selgelt näha ja selleks ongi vaja nagu hingata 1 kord sügavalt, 2 korda ja 3 korda. Ja siis saab tulla nagu see suurem rahu kehasse ja siis saab tulla see tõde, sama nagu näiteks on näiteks 2 inimest vaidlevad ja siis nendel on jonn, et jonn on seal kõige peal või mis iganes emotsioon see võib olla, aga tegelikult selle jonni all on mingisugune päris vajadus või päris tunne, milleni me nagu ei pääse enne, kui see jonn on sealt eemaldatud.
et seda jonni saab siis eemaldada ka muidugi läbi nii-öelda tülitsemise, kui on keegi inimene, kohe läks selliseks jutt. Aga saab ka niimoodi, et sa nagu istud, ma ei tea, istud maha, paned silmad kinni näiteks, mõtled, mida ma nagu päriselt vajan, et mitte ei süüdista teisi inimesi ja ei tee ennast ka maha, vaid proovid nagu selle päris tõelise tundeni pääseda, et ma ei tea, jonni all võib ükskõik mis teine nagu vajadus olla, ma ei tea, läheduse vajadus, vajadus olla nähtud, vajadus olla armastatud, aga tülitsemisel, ma ikkagi jõuan selle tülitsemise ja selleni kellegiga rääkimisel, et tülitsemine ja välja rääkimine ja välja kirjutamine, et ükskõik mis moel see toimub, see kõik viib tegelikult lõpuks sinnani, et sa peaksid lõpuks teadvustama, et mis sinu päris vajadus on kogu selle emotsiooni all, mis esiplaanil siis hetkel on. Siuke jutt. Ja teine kaart on mündi 3. Okei, tiimitöö. Ehk siis mingi koostöövajadus on. Ma ei tea, kellegagi vaja koostööd teha, pead kokku vaja panna, kas siis, ma ei tea, tööl, kodus, sõpradega, kaaslasega. Võib-olla siis ongi, siin on see nagu ütleme, et rääkimine, okei. Et panete pead kokku inimestega, arutlete, siis sealt nagu võiks selgust tulla, et kas see on siis, nagu ma ütlesin juba, tööl või sõpradega või siis kaaslasega ja mis iganes see on, aga vaja on kuidagi, okei, no kuna siin on mündi 3 ja siin on koostöö, siis sind võib aidata hetkel teiste inimestega pead kokku panemine. Et see võib aidata sul oma peast välja tulla ja rohkem selgust luua ja nii-öelda maa peale tulla oma peast välja ära. Just. Ka vaatame veel sulle sõnumeid. Ja siin on karikate 6. Anna endale kaastunnet, mida sulle kunagi ei antud. Ja siin see inimene, see naine ostab endale seal lilli. Ehk siis see on see, et endale pakkuda seda hoolt, mida sa võib-olla siis hetkel väljastpoolt nii väga ei saa. Ja seda on sul vaja iseendale anda. Iseendale, võiks olla siuke rahulik element, kes hoiab sind, ma ei tea, kaitseb nii-öelda kurjade vaimude eest, et mingit sellist iseenda toetamist oleks hea teha. No see inimene siin ostab lilli endale, aga sina siis võid kasutada mis iganes sind võiks hetkel aidata siis, kui sul on vaja mingit rahu siis leida enda sees, et proovi seda kuidagi tekitada, muidugi mitte liialt nüüd shopates, mitte liialt muidugi asju ostes, see pole ka otseselt parim lahendus, aga ajutiselt hästi okei. Et karikate 6 on tegelikult ka siuke hingesugulus ja sõprus, et see võib ka olla selline sõpradega arutlemine, et mis oleks parim tee, mis oleks hea lahendus, kuidas siis selgust luua võib-olla, et seda võib ka arutleda. Aga ka see, et oled iseenda nii-öelda suurim sõber ja iseenda hingesugulane, et see, mida sa võib-olla ei saa, ma ei tea, kas igapäevaselt või kuidas, et seda siis proovi ka iseendale anda, et iseennast täita kõige sellega, mida sa võib-olla väljaspoolt vajaksid kelleltki. Ja see on keiser, autor iseenda elus. See tuleb suure vastutusega, autoriteet. Okei, samas oled jah autoriteet ja ka autor oma elus, iseenda elu autor. Aga autoriteet,
tõesti, see tähendab oma elu eest vastutamist, oma aja eest vastutamist. Ta vaatab siin muidugi kompassi, mitte kella, aga ka selle suuna valimist, et mis suunas sa lähed. Et tegelikult ta vaatab seda kompassi ja et mis suunas minna. Ja sina ise vastutad selle suuna eest, selle valiku eest, mida sa teed. Ja sulle öeldakse, et nagu vastuta selle eest, võta asjad nagu ohjad enda kätte. Et sinul on see võim sinu elus. Sina saad teha valikud, sina saad luua lahendused, olla nii autor kui autoriteet enda elus. No ühe asja ma ütlen siia veel, et siin on ikkagi, et tiimitöö teeb nii-öelda loitsutöö ja siin ta justkui ostab, see nõiamüts tundub minu jaoks, et ta justkui ostab nõia käest midagi. Et sa võid ka kellegagi nii-öelda pead kokku panna ja mõtiskleda nii-öelda nagu loitse või mitte nüüd otseselt nõidumist, aga nagu loomist, nagu me siin ütlesin kogemata, et autor oled oma elus. Et luua siis parim nagu tulemus oma elule või kuidagi parim tee või see näiteks energiatööga siis võid ka paluda abi või midagi, et energiatööga saaks ka sul, tee vabaks teha või võib-olla siis seda selgust aidata luua või mida iganes, mis iganes osas sa võiksid abi vajada või soovitusi või lahendusi, et ka selles osas saad nagu arutleda teistega, et mis oleks mingi hea tee või lahendus sinu jaoks. Ega ma siia palju ei tahagi panna enam. Sauade kuninganna, asenda endas kahtlemine iseendast nii-öelda kindel olemisega, ehk siis nagu usu endasse, enda väärtusesse, enda võimetesse, sellesse, et sa oled nii-öelda maagiline, sa oled vägev, sa oled, väärt midagi väga imelist. Et me võime tihti nagu mõelda neid asju, aga vahepeal, natukene ikkagi võime endale vastu rääkida nii-öelda raskematel aegadel, aga siin ongi see, et fookus pane enda parimatele omadustele siis ja omadused, mis võib-olla pole sinu arust nii head, neid saab ka alati lihvida. Et sul ei ole nagu, põhimõtteliselt ma tahaks öelda, et sul ei ole nagu midagi viga, aga see selgusetus võib sind ka hoida natukene kinni mingis kahtlemises, aga endas kahtlemises. Aga kui sa nagu sellest välja tuled ja märkad nii-öelda enda väärtust ja teadvustad seda ja valid ka olla iseenda see suurim toetaja nii-öelda, siis tegelikult sa näed, et sinuga, tegelikult on nagu üsna hästi sinuga asjad, ma tahan öelda, et päris hästi on asjad sinuga. Lihtsalt natukene see mõttetöö võib segada, aga nagu toetajad on olemas, sõbrad on olemas ja sina ise saad olla iseenda suurim toetaja. Ja. Aga praegu on niimoodi, praegu ma jätan niimoodi ja ma loodan, et sa said siit midagi ja tšau. Ja tere grupp number 3 ja ma segan kaarte ja siit tuleb ise hüppab välja täpselt see sõnum, mis tahab tulla, mida võiks sul vaja olla kohe, ma ei jõudnud segadagi. Ja siin on sauade 3 ja ta istub siin laua taga ja ta tegelikult ei tegutse, ta mõtiskleb, aga ei tegutse. Et siin on mingisugune paigalseis või võib-olla on mingi unistamine või siis ei tea, mida teha või tahaks midagi teha, aga mida teha, nagu mis suunas liikuda, mis oleks mingid head sammud. Tegelikult sauade 3 võiks olla selline kaart, et ongi inimene vaatab tulevikku, mingid plaanid päev paika, aga see kaart on selline ikkagi tegutsematus, et nagu tahaks, aga mida ma teen.
vaatame veel sulle. Ja järgmine kaart on sauade 5 ja siin on eri inimesed eri võimetega, aga millegipärast nad on kokku tulnud. Ja kas nad ka koostööd teevad? Siin pakis, selles grupis ma tahan öelda, et siin on visiooni puudumine. Et justkui tegelikult teadmisi on palju, et siin on palju raamatuid ja tahvel on kirjutisi täis. Ja siin on näha, et kõikidel on mingid eri vägevad võimed. Et kas sa oled siis sina ja mingid teised inimesed su ümber, aga mingisugune visiooni puudumine on või sihitus. Et teadmisi justkui ei oleks piisavalt ja tahtmine midagi teha. Aga siin sauade 5 ka kõik ajavad oma asja. Vaatame veel sulle. Ja siit jällegi hüppas karikate 4 välja, mis on tegelikult suht sama kaart, ma ütleks pildi järgi. Et selline tahaks tegutseda või peaks tegutsema, ja siin on ka hästi palju raamatuid, aga et mida teha, mida ma teen? Ma tahan teha umbes niimoodi, et ma olen väga tark või mul on teadmised, et ma ei ole ju rumal, aga samas on see, et aga mida ma teen siis? Võib-olla sa oled siis, ma ei tea, ütlen näiteks kõrgelt haritud või lihtsalt on mingis osas sul palju teadmisi, aga võib-olla sa ei oska neid kasutada või neid rakendada kuidagi oma elus või siis teistele pakkuda neid teadmisi või seda infot. Vaatame veel. Ega siit need kaardid ei taha ka sulle väga tulla. Okei, nüüd tuli. Et ikkagi läheb aega asjadega. Ja siin on mündi kuningas. Ja mündi kuningas ju tegelikult on selline teadlik, oskab, rahaliselt oskab rahadega ümber käia või siis oskab raha luua või võib-olla siis sa mõtled, kuidas oma teadmisi ära kasutada niimoodi, et näiteks seda pakkuda inimestele niimoodi, et see sulle võib-olla rahad siis sisse tooks või tagasi tooks. Ja siin on ka need, ütleme, et 5 nõida ja kõikide need on eri võimed. Ma ei tea, võib-olla sa siis kas võrdled ennast teistega. Näiteks, et kui ütleme, et sa oled mingi massöör ja siis sul on oskused ja teadmised, aga sa ei oska võib-olla edasi liikuda, et mis see järgmine samm on, et on tahtmine liikuda, ütleme nii, et siit, et pakkuda inimestele midagi, et jõuda sellesse staatusesse, kus sa oled nii-öelda mündi kuningas rahaliselt kõrgemas seisundis või paremas seisundis siis. Et isegi kui on ühes ruumis 5 massööri, siis suure tõenäosusega nad kõik teevad midagi eri moodi ja neil on eri iseloomud ja eri inimesi tõmbab mingi kindla massööri juurde või inimese juurde. Et isegi kui on hästi palju sama teenuse pakkujaid, mida sina tahaksid pakkuda, siis mingid inimesed tulevad just sinu juurde. Olenemata sellest, et te kõik olete näiteks nende nõidadega, nende inimestega samas koolis käinud, sama asja õppinud, siis ikkagi on mingisugune erisus, mis teid eristab ja alati meid tõmbavad mingid kindlad inimesed. Et ei ole vaja sellist ma ei tea, võrrelda teistega või mõelda, et juba on nii palju sama teenuse pakkujaid, et mis ma siin, ma ei tea, mis ma ikka hakkan või aga tegelikult tasub ikka. Ja siin ongi sauade 6 ja siin on näha, et
jällegi, et selline meisterlikkus ja võimed ja oskused, et väga nagu ägedad oskused on ja inimesed jälgivad teda ja nagu on tema poolt. Et siin ma tahangi öelda, et kui sul on mingi idee ja sa ei tea, et kas see on seda väärt või kas nagu pakkuda seda inimestele, siis tegelikult siin soovitaks, ma ei taha öelda, et soovitaks, aga kindlasti tasub ära teha või ette võtta see, mis iganes asi sa tahad teha. Et kuigi sa hetkel ei tea, kuidas seda teha, aga väga palju on nagu toetajaid või kliente või mis iganes asi sinu jaoks on, et hästi palju on inimesi, kes tegelikult on nii-öelda sinu poolt või keda huvitab just see asi, mida just sina pakud. Aga vaatame siis, kuidas sa võiksid saavutada seda või kuidas sa saaksid siit välja tulla, kuidas sa saaksid siit otsustamatusest siis siia eduni liikuda, et mis sind sellega aitaks. Soovitus on sulle karikate äss ja see on tegelikult tee hingega, tee südamega seda, mida sa nagu teha tahad, see, mis sulle meeldib teha. Tee südamega, tee hingega, anna endast nii-öelda kõik ja samas ka see, et ma ei tea, kui sul ei ole midagi, mida sa võib-olla tahaksid teha või sa ei tea, mida teha näiteks teenusena või ettevõtmisena, mis iganes sinu jaoks on või ka mingi õppimise asi, siis kuula oma hingekutset, et see, mis su nagu südame soojaks teeb, see, mis su südame nagu põksuma paneb ja su ellu nagu rõõmu toob, et järgne sellele sisemisele kutsele, sellele südamekutsele ja see viibki sind nagu eduni. Aga kui sa nüüd suht nagu tead, mida sa teha tahaksid, siis ütleme nii, et igas hetkes ja igas päevas tee nagu seda, ütleme, et sa oled massöör, sa tahad massööri teenust pakkuda, ütleme nii, et iga päev või iga nädal, kuidas iganes sa jaksad, tee midagi, mis sulle nagu rõõmu pakub või mis aitaks seda massööri asja kuidagi nagu laiendada. Näiteks sulle meeldib inimestele, ma ei tea, massaaži teha, sa tahad seda teha, siis sa võid pakkuda seda aina rohkem oma lähedastele. Teha näiteks mingeid lühivideosid internetti mingite näidetega ja mingeid lahendusi anda inimestele ja igast sellised mõtted, mis sulle võiks pähe tulla, et sellised pisikesed väikesed sammud, et kuidas sa saad ennast nagu niimoodi laiali ajada maailma, et igale poole ennast justkui poetada, aga samas, et see sind ka hingeliselt näiteks täidaks. Et kuidas sa saaksid ka teistele inimestele siis nii-öelda kasuks olla või ja nagu ka nii-öelda väärtust pakkuda, et mõtle sellele. Ja võid ka mõelda niimoodi, et mida sina näiteks vajaksid, kui sina oleksid siis sinu klient või? No sa võid ka oma lähedastelt või inimestelt küsida, kas siis lähedastelt või netis inimestelt, et võtame jälle selle massööri teema, et mis neid huvitaks, mis infot nemad tahaksid ja siis hakkad näiteks seda infot näiteks netis jagama või hakkad kuidagi, no mis iganes sinu jaoks on, ma ei saa nii laiali minna mõtetega, aga sellised pisikesed asjad, mis viiksid siin laua tagant istumisest siis ütleme nii, et inimeste ette, aga sa ei pea seda tegema niimoodi suure hüppega kohe, aga kuidagi hakka lihtsalt nagu tegema väikseid asju, väiksed sammud ja sa jõuad vähemalt siit laua tagant välja. Võt, seekord sai selline ladumine sulle ja ma ei tea, äkki siis järgmine kord jälle näeme ja edu sellega. Tšau.